Derivcall on mõnusa õhkkonnaga kontor, kus tööaeg möödub lausa lennates. Siinsest töökeskkonnast saab sisekujundusnippe napsata ka kodudesse. Tellija oli huvitatud selles, et see töökeskkond peab olema selline inspireeriv, õdus. Inimesi hullult meeldiks ja nad tahaks tööl käia, mitte koju kääneda. Ja siis see saigi selliseks, et ma ütlen, et see on pehme. Sest see igale poole tunned, see on igal pool polsterdatud mööbel, sa saad igal pool lõdvestada, igal pool olemas sul käeulatuses köök, kus sa saad endale kohvi teha. Samuti see mööbel jube funktsionaalne ja mugav, mis sinna mõelda, et nad saavad lebada, igal pool saavad inimesed istuda, nad saavad privaatset ruumi. Juht ta nii hoolib oma töötajast, mul see meeldis, et ta ei koonerdanud absoluutselt materjalidega. Ta mõtles kogu aeg, et need tooded peavad olema kvaliteetsed, nad kestavad, nad meeldivad inimestele, sest tegelikult inimesed käivad seal mitte lihtsalt paitamas seda mööblit, vaid kasutamas. Et mööbel peab kestma. Firma peakontor asub Lõuna-Aafrikas, et nad tegelevad arvutimängudega, kasiinomängudega, et sellestki tulebki see sisekujundus, et selline mänguline. Kõik koosolekuruumid ka pidid olema erinevad. Üks on Play, kus sa kasutasid sellised kasiinoteemalist aksessuaare, temaatikat. Teine on Sky High, see on selline kõige tähtsam ruum, kus on kõige tähtsamad koosolekud, ta on väga esinduslik. See on sinised valged toonid, maailmakaart. Siis on Safari. Safari on sellepärast, et see peakontor on Aafrikas ja see pidid midagi sellist lisama, et meelde tuletama, kust need juured on. Ja on üks Garden, hästi mõnus ruum, mulle õudselt meeldib, et see muruvaip, mis seal kasutatud laudis seinas, lillepotid ja siis need hullud lutseplanti valgustid, mis meenutavad katust, suurepärane. Selles kontoris me üritasime üldse hästi palju bränditoodet kasutada, et ise nagu sellele tellele meeldivad need bränditoodet, nad huvitavad. Aga samas sa ei saa iga nurka panna need kallid valgustid, lühtrid, toolid ja siis me kombineerisime seda IKE toodega. IKEs on ka leida igasugust asju, mis kombineerides disaintoodetega näevad päris head välja. Ja ma vaatan üle maailma, see on nii populaarseks muutunud, isegi kallides restoranides seisavad IKEA esemed. Et ma ei näe selles üldse halba. Ja kui sa näed selles asjad, see on potentsiaali kalli tolli kõrval, siis või kalli laua kõrval, sa võid seda kasutada. Näiteks need murud ja taimed, mis me oleme seal kasutanud, see on IKEast tulnud. Ja neid saab nii palju osta, et sa ei pea osta 3 kallitaime, sa võid osta 350, nagu meil tuli välja. Aga see efekt on palju lahedam, kui sa 3 taimega mängid 1500 ruudu peal. Ja siis need valgustid ka, et meil on igal pool kasutatud sellised disain, ilusad, meeldejäävad brändid, aga seal köögis, kus sa ei pea kasutama sellist ülemalt kallid disainikad, me kasutasime IKEA valgustid. IKEA puhul mulle meeldib, et kõik tunnevad seda, muidugi, et see on IKEA, mõtlevad odav, aga vähemalt on aus. Nad ei tee koopiad ja see asi tegelikult kestab.